Mõned majad jäetakse maha selle tõttu, mis nende sees juhtus. See maja jäeti maha selle tõttu, mis enam ei toimunud. Me leidsime ühe Prantsuse mõisa, kus keegi oli kõik alles hoidnud. Iga kirja, iga postkaardi hoiti aastakümneid. Ammu pärast seda, kui need inimesed, kes neid kirjutasid, olid lahkunud. Ja need jutustasid meile loo, mis pole meid siiani lahti lasknud. Perekonnast, kes pani kõik oma ainsa poja peale. Ja pojast, kes, kui ta nad kaotas, vajus aegamisi leina ja sõltuvusse. See ongi see maja. Ma arvasin, et see saab olema lihtsalt tavaline video, aga ma tegin tund aega uurimistööd ja olen täiesti hämmingus loost, mille me selle koha kohta avastasime. See on maja sissepääs. Aga kõigepealt las ma viin sind nende võssa kasvanud aeda. Jah. Olgu. Las ma panen selle lihtsalt kimmi. Me läheme siia hiljem. Aga tahan lihtsalt sind siit läbi viia. Ja sulle näidata. Maja, mida me täna dokumenteerime. Täiesti võssa kasvanud. Viimase 16 aasta jooksul. See on hüljatud olnud. Täiesti hullumeelne. Päike on juba üsna kõrgele tõusnud. Aga jah, see on imeline. Olgu. Ja siin aia tagaosas on meil isegi terve garaaži ja kuuriala. Ja siin tegi pereisa oma tööd. Ma sain teada, et ta oli ehitusinsener. Nii et need aidahooneid siin meie taga olid tõenäoliselt Henry pärusmaa. Henry oli selle pere isa ja ta sündis umbes 1930 aastal ning elas tõenäoliselt kogu oma elu selles külas. Ta elas kindlasti kogu oma elu siin majas koos oma naise Madeleiniga. Ja vaata praegu nende elu kohta, see on täiesti uskumatu. Las ma näitan sulle natuke neid lautu siin. Siin pole enam eriti midagi vaadata. See on lihtsalt hoiukoht, kus kogu majapidamise jaoks vajalik puit hoitakse. Siin üleval hoiti igasuguseid asju. Ja siin on ka osaga sellel pool. Vaatame ka selle üle. See on lihtsalt minu peas, kui ma siia kohta tulen. Siin näed kõiki tema tööriistu ja kõike muud endiselt korralikult ümberringi paigutatuna. Wow. Siia on isegi mõned väga vanad Coca-Cola pudelid maha jäänud. Mis aastast need pärit on? Ma ei tea, 2002. Okei, see tundus palju vanem, kui ma alguses arvasin. Aga sellise garaaži omamine on härra Henry jaoks täiesti loogiline, sest härra Henry oli ehitusinsener ja veetis suurem osa oma ajast töötades Prantsuse sõjaväes üle kogu maailma. Nii et jah, nagu näha on kõik tema tööriistad ja muu siiani korralikult alles pärast tema surma umbes aastal 2000. Vau! Mis meil siin lauda tagaosas on? Kiire pilk. Majapidamise jaoks kivid, aga siin pole eriti midagi, ainult mõned aiatööriistad. Ma jumaldan neid ilusaid väikseid Prantsuse maju. Mõnikord meeldivad need mulle isegi rohkem kui mõisad ja suured lossid, mida me kogu aeg uurime. Lihtsalt. Neil on natuke rohkem võlu kui neil suurtel häärberitel. Pean siin naabritega natuke ettevaatlik olema. Nad ilmselt ei teagi, et inimesed seda maha jäetud maja külastavad. Olgu. Kuulen neid kogu aeg tänaval rääkimas. Olgu, avame luugi ja läheme selle pere majja. Sellest saab eluseiklus. Olgu. Ainult mõned inimesed on selles majas käinud pärast seda, kui Maurice elas siin 2010. aastal.
2010ndatel oli Maurice viimane inimene, kes selles majas elas. Ja pärast seda pandi kõik aknaluugid kinni. Ja seda ei ole tõenäoliselt 1,5 aastakümmet avatud olnud kuni tänaseni. Ma hakkan selle avama, meil on vaja natuke loomulikku valgust majja lasta, et meil oleks siin filmides natuke loomulikku valgust. Sest see on alati väga mõnus. Ja nagu näete, siseneme väga tüüpilisse Prantsuse maakodusse. See on väike, armas, pisike kodu, kus see perekond elas kogu oma elu. Henry ja Madeleine kohtusid teismelistena ning jäid kogu eluks kokku. Ma lihtsalt vaatan neid seinu ja sa ilmselt märkad ka kogu seda uskumatut abro tikkimist või õmblustööd siin seinal. Ja see on pereema Madeleine'i töö. Ta veetis oma päevi hoolitsedes nende poja Maurice'i eest, aga tegi ka kõiki neid asju, et muuta see maja tõeliseks koduks. Ma nägin seda siin nurgas ja mulle meeldib see tõesti väga. Nagu näete, see siin on kinnistu välisvaade, mille ta siia tikkis. Ja vaatame mõnda neist, et teile aimu anda. Ta tegi isegi terve Prantsusmaa kaardi, nagu näete, koos Hispaania, Vahemere, Belgia, Luksemburgi ja kõige muuga seal peal. Ta oli tõeline kunstnik. Nagu näete, kogu tähestik. Pariis. Pariis on koht, kus Maurice õppis kunagi õigusteadust. Ja tõenäoliselt külastasid nad Pariisi sageli. Maasikad igavesti. See meeldib mulle väga ja siin paistab olevat väike kujutis majast endast. Nagu näha, siis Madeleine, selle pere ema, oli kindlasti väga hooliv ema ja tahtis teha selle koha võimalikult ilusaks. Mustikate kojutulek jälle, maja on seal üleval kujutatud. Ja see siin oli väike istumisala pere jaoks. Väike puhkeala. Siin on meil ikka veel kapp täis klaase. Ja see on üsna huvitav. Siin on kõik värvid ja rõivaese, millele teha selliseid tikandeid nagu need, mis seinal ripuvad. Wow. Nii et ta tegi kindlasti kogu oma töö siin. Ja mul oli ka plaadimängija koos paljude kassettidega. Ja, palju kassetid. Ja mul on seda siia vaja. Aga see viib mind siin diivanil lebava fotoalbumi juurde. See fotoalbum on selle loo jaoks üsna oluline ja nagu näete, on selle esikaanel 2 kaamelit. Ja siin on kirjas suveniirid Alžeeriast. Ja selle fotoalbumi sees näete noort meest, kes on sõjaväeteenistuses Alžeerias. Nagu näete, ta ratsutab seal eeslite seljas. See on päris lahe, eks? Ja see on täiesti täis pilte tema sõjaväeteenistuse ajast. Isegi see siin, mulle väga meeldib see. Näed, neil on siin Alžeerias jõulupuu. Ja tundub, et jah, nad tähistavad jõule, prantsuse keeles Noel 1959 aastal Alžeerias. Ja sealt see lugu algabki, sest Henry läks pärast seda sõjaväkke ja ta oli sõjaväes tsiviilinsener. Ja loomulikult kaasneb sõjaväega väga distsiplineeritud elu. Ja ta soovis seda ka oma pojale, Maurice'ile. Ja ta saatis ta väga rasket õigusteadust õppima. Ja hiljem näeme majas, milleks see muutus. Nende nimi oli Delorme. Ja mida rohkem me nende kirju lugesime, seda rohkem tundsime, et me tunneme neid. Kiire märkus kõigepealt. Järgnev on meie parim arusaam kokku pandud kirjadest ja paljudest uurimistöödest. See ei ole kinnitatud fakt. Henry isa oli tsiviilinsener. Ta oli teeninud sõjaväes Alžeerias ja tuli koju otsusega, et tema pojal oleks kergem elu kui temal endal. Madeleine ema oli kirjandusõpetaja. Ta kirjutas peaaegu kõik selle maja kirjad ja sa tunned tema kohalolu igal raamaturiiulil olevates raamatutes. Ja neil oli üks poeg, Maurice. Nende kogu maailm. Seda maailma saab lugeda nende hoitud kaartidelt. Puhkused Prantsusmaal ja Šveitsis ja ikka ja jälle sama soov. Õpi kõvasti, jõua kaugele.
tee meid uhkeks. Maurice läks Pariisi õigust õppima, kuid mida rohkem me lugesime, seda enam tundus, et see oli nende unistus, mitte tema oma. Siis 1990ndate alguses muutuvad kirjad. Lootus asendub haigusega, ravidega, vereülekannetega. Madeleine oli suremas ja mõne aasta pärast oli ta läinud. Henri järgnes peagi ja just siis hakkasime aeglaselt kokku panema, mis Maurice'ist sai. Kui tema vanemad olid läinud, kadus ka kogu tema elusstruktuur. Vähehaavalt saime aru, et ta oli vajunud alkoholismi ja lasknud aastatel lihtsalt mööda minna. Suri juba mõnekümne aastaselt, kuigi temat oli kunagi nii palju oodatud. Küsimus on ka selles, miks prantslased üldse läheksid Alžeeriasse ajateenistusse. Aga Prantsusmaal oli Alžeerias koloonia kuni 1954 aastani ja neil oli ka kodusõda aastatel 1954–1962. Nii et see, mida me siin näeme, ei ole lihtsalt ajateenistus, vaid see on ka Prantsuse noorte meeste saatmine rindele Alžeeriasse võitlema. Ma mõtlen, et see ei tundu selle fotoalbumi põhjal nii tõsine, aga ta nägi ilmselt Alžeerias oma teenistuse ajal nii mõndagi. Ja liigume nüüd majas edasi. Siin on ka palju muusikaplaate, palju VHS-mängijaid ja ma usun, et see seade siin üleval on aparaat ilmutamata fotode vaatamiseks. Siin üleval on ekraan ja tõenäoliselt paistab valgus läbi pildi ning sa saad seda siin näha. Ma vaatasin ka seda pulti siin. Vaata seda jurakat. See on täielik dinosaurus. Ja see on binokli karp. Ma arvan, jah. Isegi taimed või viljaterad põllult seisavad siin ikka veel pärast kogu seda aega. Ja see toob meid perekööki ning ilmselt kohta, kus Madeleine tavaliselt poistele suurepäraseid roogi valmistas. Pärast nende pikki päevi on isegi Maurice'i raamatud siin üleval ikka veel alles. Vau! Laual on endiselt kõik kaetud, siin peal on ikka veel palju asju. Ma jumandan neid prantsuse kööke, kuidas need on kujundatud nagu laud neljale. Ja siis siin all näete, et jalutuskepike on ikka veel püsti. Siin elas keegi selles majas ja siin me näeme seda. Siia on jäänud hulk pilte ja see on kindlasti pilt Henrist ja Madeleinist. See tundus tol ajal nii soe perekond, väga distsiplineeritud, aga samas ka väga soe. Jooksid koos oma koeraga Mäenõlval, puhkusel, neil oli kindlasti raha, mida kulutada ja aega, et reisida. Vau, nad nägid siin nii õnnelikud välja. Vau, see on äge. Ja kogu see maja on endiselt täis kõiki pabereid vanematelt ja Maurice'ilt. Ja nii ma suutsingi välja selgitada nende inimeste täieliku loo. Siin meil on ka natürmort, ma ei tea, pudel alkoholiga ja apelsiniga, eks. Vaatame, mis nendes kappides veel on. Jah, need on ikka veel kõik klaase täis. See on päris vana. Ja siis on meil siin kamin, mille ees on väga ilus polsterdatud kaminasirm. Ja nagu näha, on see ikka veel tuhka täis. Vau, kõik need taldrikud siin üleval. Ja isegi konserveeritud toit on alles. Siin on meil mõned kirsid või oliivid. Ma arvan, see näeb tõeliselt kohutav välja. Mina ei kavatse seda täna proovida. Ei, ma ei kavatse ühtegi neist proovida. Siis veel üks tikand siin kõrval. Ja kogu maja lõhnab alkoholi järele, sest igal pool on lahtised alkoholipudelid. Siin näeme viimast kuupäeva ja siin on kirjas 1998 ning see kuupäev on väga oluline, sest maja on hüljatud alles alates 2010. aastast. Kõik köögiriistad ja seadmed on endiselt siin väikeses kohas alles, et süüa teha. Vau, isegi siin all on veel purke ja pudeleid. See on uskumatu, mulle meeldivad sellised köögid. Aga vaata ka siia koridori, sest selles majas juhtus midagi ja sa näed, et siin kõrval on mõned nahkhiired maas.
me ei olnud päris kindlad, kas kodutud magasid siin, aga me oleme üsna kindlad, et selles Prantsusmaa piirkonnas kodutuid ei ole, sest see on nii väike linn, kaugel suurlinnadest ja see on väga ebatõenäoline. Siin koridoris on ka mõned ilusad joonistused ja need olid tõenäoliselt Madelini tehtud ajast, kui ta siin veel elas. Siin on veel üks tikand seinal ja nikerdused ning sellised asjad nagu lambid ja kõik muu. Aga me märkasime ka siin aknas midagi ja sa pead hoolikalt vaatama. Aga seal aknaluugi taga on terve suur mesilaspesa. Tundub, et seal enam mesilasi ei ole, aga sinna on jäänud terve mesilaspesa. See on uskumatu. Tere tulemast, Marietta. Ma ei tea, mis Marietta on, aga võib-olla on see midagi, mille ta tegi sõbrale või midagi sellist. Olgu, mitte midagi ilusat ukse kohal, aga see viib meid selle koha ühte kõige ägedamasse tuppa, nende elutuppa, väga hubasesse elutuppa. Ma juba vaatan lage nende katmata taladega, mille all ripub imeline kristalllühter. See näeb välja nagu Itaalia barokkpeegel, mis ripub seinal. Neil inimestel, kes siin elasid, oli kindlasti palju stiili. Siin all on diivanid, isegi sellel pool, neil on taimed ja kõik muu. See seisab ikka veel seal, täiesti uskumatu, seal all on veel üks tikand. Olgu, ma liigun selles toas vastupäeva ja sa näed siin laual. Meil on härra Henry või Morrise sigarid, kui ma saan selle fookusesse. Kui meil on härra Henry või Morrise sigarid, need on ikka veel seal ajast peale. Taimed ja kõik muu seisavad siin ikka veel. Ja vaata siia, siin laua peal seisab veel tohutul hulgal kaameraid ja need kõik on vanaaegsed kaamerad. Ja nad tegid sõna otseses mõttes kõigest pilte. See oli tõenäoliselt üks nende hobidest, sest Henry, tema oli muidugi ehitusinsener ja tema naine oli algkooliõpetaja. Nii et kindlasti kumbki neist Nad ei olnud fotograafid, nagu näha, neil on tõesti lahedad kaamerad, mis seisavad siin, vanakooli Canon. Ja kõik need töötasid filmirullidega. Vau! Tahaksin väga mõnda neist proovida. See on ka imeline. Need on tõesti ainulaadsed esemed. Mis siia paika on jäänud, vaata seda siin. See näeb peaaegu välja nagu nõelasilma kaamera. Vau! See on hämmastav. Terve kapp. Seal All on mõned kassetid või kaardid, millega mängida. See on see sahtel, kus on kõik mängud, mida nad perega koos mängisid. Ja siis on meil siin kamin koos 2 tooliga selle kõrval. Väga hubane koht, kus õhtuti istuda ja pererahvaga juttu ajada. Hoho. Jah, see maja ei lähe kuhugi, see on nii hästi ehitatud. See on imeline kell. Valmistatud Londonis, sa näed isegi, et seal peal on kuu ja päikesekell. Siin on mõned väikesed miniatuurmaalid ja ilmselgelt ma ei jäta vahele seda õlimaali, mis ripub siin kamina kohal. Imeline raam seal ümber. Vau! Vau! Siis veel üks neist toolidest sinna poole. Selles majas on isegi jõuluvana, mis laseb arvata, et see jäeti maha jõulude paiku. Ma ütlen seda tihti, aga ma arvan, et selle maja puhul see kindlasti nii ei ole. Kappidest on jäänud mõned kujud. Kujusid on igal pool. Portselaani on igal pool. Keegi selles majapidamises oli selle järele lausa hull. Seal on õllekann. Vau!
Vau, ja siin seisavad ka mõned Aafrika kunstiteosed. Need inimesed olid palju reisinud, nagu me juba nende fotodest nägime, ja nad reisisid üle kogu maailma. Ja nad andsid Mauricile ilusa elu, nad andsid talle põhimõtteliselt kõik võimalused, mida ta elus edu saavutamiseks vajas. Sellel pildil on isegi Maurice'i naine, keda me hiljem näeme sellesse majja tagasi tulemas. Siin on meil veel üks natüürmort kauni lillepotiga ja veel mõned joonistused seinal. Aga siin peal on veel üks fotoalbum ja see fotoalbum annab natuke rohkem aimu. Hei, ma lihtsalt tahtsin vaadata, jah. Nende muretust elust, nad reisisid palju, käisid Pariisis. Nagu näha koht, kus Maurice õppis, nad tegid nii palju ilusaid pilte ja panid need kõik siia fotoalbumisse. See on lahe. Nii et Maurice'il oli väga distsiplineeritud ja range kasvatus, nagu me eelnevatest kirjadest nägime. Ta saavutas elus kuidagi edu, kuid hiljem langes ta leina ja sõltuvusse pärast oma vanemate surma. Umbes aastal 2000 surid tema vanemad. Esiteks jäi tema ema haigeks ja suri haiglas 1997 aastal. Ja siis suri tema isa ka 2000-ndate alguses varsti pärast tema ja Maurice ei suutnud seda kaotust taluda. Nii et me nägime majas palju kirju, mis olid saadetud Maurice'ile, küsides spetsiaalselt, kas tal läheb hästi, sest teda oli korduvalt alkoholismi tõttu kliinikusse viidud. Ja ilmselt sellepärast need madratsid siin vedelevadki. Ta tegi selles majapidamises natuke segadust. Ja me ei tea praegu 2010-ndatel, kui ta sellest majast lahkus, kas ta oli veel elus või viidi ta mingisse kliinikusse või midagi sellist või kas ta suri. Selles pole me kindlad, aga tema juhtum oli väga tõsine. Tema poole saadeti sadu kirju, kus küsiti, kas temaga on kõik korras. Nii et isa survestas teda palju õppima, olema distsiplineeritud ja sõjaväkke minema. See maksis talle hiljem elus kätte, kui ta sattus sellesse auku ega suutnud oma vanemate kaotusega toime tulla ning langes leinasse. Ta oli ainus laps ja jäi pärast vanemate surma sellesse kohta üksi. Nad surid 2000-ndate alguses. Isegi maja ise lõhnab praegu tugevalt alkoholi järele. Ja pärast kõiki neid aastaid, mil Maurice on sellest majast lahkunud, on siin ikka veel tunda, et midagi juhtus. Lähme natuke edasi ja vaatame, kas suudame loo kohta rohkem teada saada. Mis siin juhtus? Veel üks natüürmort. Ma tõesti arvan, et need natüürmordid on kindlasti ajast, mil vanemad veel siin elasid. Hiiglaslik peegel seisab seal. Siin all on palju rohkem raamatuid ja muid asju. Vau! See on äge. Nägu nende kingitustega. Selles majapidamises on palju jõulukinke või jõuluteemalisi asju, mida ma polnud veel märganud. Mõned. Tint. Siin on natuke tinti järele jäänud. Must tint. Ja terve kapp on jälle täis portselani, taldrikuid, tasse ja kõike muud, mis siia veel jäänud on. Vau! Mis see on? See on mingi mäng, ma arvan. Ma ei ole kindel, mis see on. Olgu. Kui lahe elutuba. Kui ilus tüüpiline Prantsuse elutuba. Ma lausa jumaldan seda. Meie jaoks ei ole kõige kurvem osa see, kuidas Maurice'i elu lõppes. See on see, millest ta otsustas kinni hoida. Kõik need aastad üksi, kui maja tema ümber lagunes, hoidis ta nende kirju alles. Iga viimse kui ühe. Värv võis kooruda ja toad võisid laguneda, aga oma vanemate mälestusel ei lasknud ta kunagi hääbuda. Sa saad aru, et need kaardid olid kõik, mis tal oli alles neist inimestest, kes temasse uskusid. Kuskil 2000-ndate lõpus see lõpeb.
Kas ta suri siin üksi või viidi hoole alla ja ta ei tulnud enam kunagi tagasi, seda me ei saa kindlalt öelda. Aga keegi ei tulnud seda kohta nõudma. Ja 2000-ndate alguseks oli see lihtsalt maha jäetud, täpselt sellisena, nagu ta seal elas. Maja, mis oli kunagi täis ambitsioone, täitus aegamisi hoopis vaikusega. Olgu, ja siis vaatame maja ülemist korrust. Võib-olla saan ma siit trepilt sulle natuke rohkem näidata neid joonistusi, mis sa tegid. Need on täiesti imelised. Need on tõenäoliselt isegi aiast pärit taimedest. Wow. Okei. Kogu maja on tehtud puidust, nagu näha. Iga sein on kaunilt puiduga kaetud. Ja siin on ka kõik need talad, mis läbi lähevad. Aga siin üleval näete jälle, et selle maja lõpu ajal muutus palju asju ja läks üsna segaseks. Ma arvan, et mõned fotograafid, kes tõesti tahtsid seda kohta näha, tulid siia ja koristasid mõned neist tubadest ära. See on jälle taldrik reisilt, näete, seal on mõned kaamelid peal. Ja samuti oli see vannituba täiesti segi paisatud. Tõenäoliselt sellest ajast, kui Maurice ei olnud enam eriti heas seisus ja pidi selles majas täiesti üksi elama ilma vanemate või tüdruksõbrata. Ma ei tea, mis on juhtunud tema tüdruksõbraga, keda me varem piltidel nägime. Olgu. Jah, see on osa majast, mida ma tõesti tahtsin sulle näidata. See on üks ilusamaid kirjutuslaudu, mida ma olen mahajäetud kohas näinud. Lihtsalt vaata seda. Vaata neid uskumatuid nikerdusi, mis sellel kirjutuslaual on. Sa saad sõrmesid läbi pista ja just nii sügavalt on see puutöö siia sambale nikerdatud. Tundub, et seal on mõned draakonid peal. See näeb välja nagu Aasia antiikese. Tõenäoliselt Hiina või midagi sellist. Vau. See on nii ilus. Isegi tool, millel ma varem istusin, on hoopis midagi muud. Sellel on ees nagu lõvid. See näeb peaaegu välja nagu tool, millel Kleopatra istus, kui ta Egiptust valitses. Ja siis kogu kirjutuslaud ise. Tõenäoliselt koht, kus pere pidas oma raamatupidamist, kus Maurice omal ajal õppis. See kõik on siiani seal alles. Siia on isegi mõned kuulid jäänud. Tõenäoliselt Henry jahilkäikudest. Mulle meeldivad need ka. Leblikas. Ja siis selle kõrval rullilt rullile lintmakk. Ja seal üleval kõik need nipsasjad nende reisidelt üle maailma. Pliiatsid ja kõik muu. Vaikne jutuvadin. Täiesti uskumatu. Siin on veel üks liblikas, topis liblikas, mis ripub seinal. Olgu. Jah, ma lihtsalt ei suuda lõpetada selle laua ja tooli komplekti vaatamist, mis meil siin ees on. Ja aga seda ümbritsev maja on nii ilus. See näeb välja nagu midagi, mis on pärit Indiast. Midagi Jaipurist või midagi sellist. Palju reisinud inimesed. Vaatame seda magamistuba, mille üle peame otsustama. Jah, need on ka väga armsad magamistoad. Jälle täiesti puidust tehtud. Mis see siin voodil lebab? See on teise maailmasõja pildiraamat, ma arvan. Ei. See on raamat, mis räägib sõjast. Ja tõenäoliselt olid selle maja inimesed, eriti Henry, ise sõjast väga huvitatud. Veel mõned asjad külgedel. Siin on ka kõrvalamp koos selle ilusa portselanmaaliga. Vaatame, kas kapis on veel midagi. Jah. Vaata seda. Siin olevad riided on imelised.
Vau, see näeb peaaegu välja nagu Jaapani kimono või üks neist traditsioonilistest Hiina rõivastest. Vau, see on ilus. Väga-väga palju reisinud. Võiks arvata, et inimesed, kes elavad nii väikeses linnas kaugel kõigest, ei oma eriti palju raha. Aga need inimesed olid teistsugused. Nad töötasid kõvasti ja nad olid minu arvates edasipüüdlikud. Laterna. Lühter või see lühter on hämmastav. Vau. See on ilus esse. Ma pean seda lähemalt vaatama. Niidlilled seal sees. See, kuidas see on tehtud. Absoluutne meistriteos. Ja siis jõuame selle majapidamise teise magamistuppa. Nii et meil oli tõenäoliselt vanemate magamistuba ja siis oli meil Maurice'i magamistuba, pojatuba. Siin on isegi ühe templi rüütli. Seinavaip, mis siin seinal ripub. Ma olen üsna kindel, et see siin ei ole päris. Aga kui see oleks päris, siis ei peaks see selles majapidamises olema. Kõik siin ümberringi juba karjub, ka tema modernistlik eeskuju ja mõju. Kogu see tikand, vaata seda siin, see on stseen, alpistseen. Tõenäoliselt Prantsusmaalt, Šveitsist, Austriast või kuskilt sealt kandist. Vau! Väga-väga lahe magamistuba. Ma tahaksin väga omada sellist maja Prantsusmaal. See on kindlasti üks minu unistustest mingil hetkel oma elus. Paljad talad kõikjal, igale poole. Ma suudan. Vau, mängisin sellega, millel oli kirik peal. Ma unustasin sulle seda siin näidata. See on pilt, droonipilt või kopteripilt majast endast. Nii et tol ajal, umbes 80-ndatel, 90-ndatel lendasid nad Prantsusmaal ja teistes Euroopa riikides ringi. Ja siis nad pildistasid maju, läksid uksele koputama, näitasid pilte ja proovisid neid inimestele müüa. See oli ammu enne seda aega, kui inimestel olid droonid ja muu selline. Ja nii sattusidki paljud neist piltidest maha jäetud kohtadesse. Sa näed neid ikka ja jälle paljudes majades, eriti Portugalis. Sa näed palju neid ilusaid pilte majadest. Ja ma arvan, et enne droonide ja kõige muu leiutamist oli väga eriline asi omada sellist pilti oma majast, mis ripub sinu kodus. Ja siis siin kõrval, ma unustasin seda näidata, on veel paar asja, näiteks veel mõned Aafrika kunstiteosed. Aga siin kõrval on ka üks tuba. Ja ma pean selles toas palju ära udustama, sest siin põrandal on sadu ja sadu seksiajakirju ja filme, kus on alasti naised ja mehed. Ja ma arvan, et see on ilmselt ajast, kui Maurice elas selles majas üksi pärast oma vanemate surma, kui ta oli väga sõltuvuses. Ja seda leitakse kogu maja pealt. Ja mõned neist on väga-väga räiged ja äärmuslikud, nii et ma ise vaevu suudan neid vaadata. Nii et jah, ma olin päris šokeeritud, kui ma esimest korda siia tuppa tulin ja nägin siin seda hunnikut, kus on tuhandeid ja tuhandeid selliseid ajakirju. See on rohkem, kui ühelgi inimesel kunagi olema peaks. See on väga kena tuba, kus on jälle palju erinevaid mõjutusi. Jeesus Kristuse püha rist, mis seal seinal ripub, ilmselt ei kiida seda tuba heaks. Ja, milline koht. Jälle üks uskumatult kurb lugu sellest kohast. Ja ma loodan, et Maurice on korras. Ma loodan, et ta on võõrutuskliinikus, aga ma pole kindel. Ja me ei suutnud tema kohta enam midagi leida. Ja see ongi põhjus, miks see maja on nüüdseks 1,5 aastakümmet hüljatud olnud. Ja see on uskumatult ilus maja. Loodan, et ühel päeval see päästetakse. Ma tahan teid väga tänada selle video vaatamise eest ja ma kontrollisin, kui palju inimesi seda kanalit on tellinud. Ainult 20% inimestest, kes videoid vaatavad, on kanalit tellinud.
nii et palun tee meile teene, mine alla ja vajuta seda tellimisnuppu. Kui sa vaatad neid videoid regulaarselt, siis kontrolli ka, kas oled ikka tellinud, sest mõnikord võid mingil põhjusel tellimusest lahti saada. Nii et palun tee seda minu heaks. See tähendab maailmale palju ja nii saame neid videoid rohkematele inimestele üle maailma näidata. Sellega on kõik öeldud, aitäh sulle vaatamast ja kohtume järgmisel nädalal uues minges episoodis.